Väga meeldiv on siin olla. Ma sain muidugi nüüd selle väga magusa ajaakna, mis on peale söömist, et ma loodan, et ma suudan seda energiataset üleval hoida. UpCatalyst siis täna Baltikumis ja Eestis ainus strateegiline projekt, mis me siis, tore uudis, mis me siis saime eelmisel aastal. Ja UpCatalyst tegeleb siis CO2 utiliseerimisega, väärindamisega süsinikmaterjalideks, peamiselt siis elektriautodesse mõeldud sünteetiliseks grafiidiks ja süsiniknanotorudeks. Ja võib-olla natukene siis taustast või konteksti andmiseks ka, et kes võib-olla ei ole elektriautode akudega väga tuttavad, et ühes elektriauto akus on keskmiselt 66 kilogrammi grafiiti ja umbes 0,5 kuni 1 kilo süsiniknanotorusid. Mõlemad on siis vajalikud selleks, et parandada akude elektrijuhtivust, võimaldada kiiremat laadimist ja pikemat aku eluiga. Süsiniknanotorud siis omakorda parandavad ka akude mehaanilist tugevust. Ja ainuüksi siis aastal 2024 läks siis elektriautode akudesse 1,7 miljonit tonni grafiiti ja vahemikus 2000 kuni 5000 tonni süsiniknanotorusid. Ja ühes elektriauto akus ongi siis umbes 15 kuni 25% grafiiti. Kui me võrdleme seda liitiumi osalusega, siis tegelikult see liitiumi-ioon aku nimetus on võrdlemisi eksitav. Ja natuke siis ka turust, et kui me vaatame elektriautode anoodmaterjali nõudlust ja pakkumist, täna nõudlusest ja pakkumisest meil on juttu olnud, lähiaastatel nii USA kui Euroopa Liidu turgudel nõudlus kasvab drastiliselt ja koduturu pakkumine siis suudab sellest nõudlusest ära täita vaid 10 kuni 20%. Ja mis siis lahendus on hetkel? Et massiline import peamiselt siis Hiinast. Euroopa impordib kuskil 98-99% grafiidist täna ja USA siis 97%. Aga see grafiit on tohutult suure keskkonna kahjuliku mõjuga. Et 1 tonn sünteetilist grafiiti emiteerib siis umbes 25 kuni 50 tonni CO2. Naturaalne grafiit veidi vähem. UpCatalysti praegu hetkel olemasolev elutsükli analüüs näitab siis grafiidi süsiniku jalajäljeks 0,07 tonni 1 tonni toodetud materjali kohta. Kui me oma tootmismahte suurendame, siis tegelikult juba järgmises faasis meie jalajälg läheb negatiivseks. Ja meie tehnoloogiast ka. UpCatalyst on tegelikult Tartu Ülikoolist välja kasvanud teadusuurimustöö ja me sünteesime grafiiti ja nanotorusid siis sulasoola elektrolüüsi baasil. Ja me lagundame CO2 molekuli süsinikuks ja hapnikuks ja sulasoolases 500 kuni 750 kraadi juures süsinik siis kasvab katoodi pinnale ja hapnik eraldub anoodi kaudu. Et oleme alati varmad näitama ka oma tootmist Maardus Tallinna külje all, kus siis seda süsiniku kogunemist katoodile saab oma silmaga näha. Ja mis meie eelistana on, et kui naftakoksi baasil toodetud grafiit toodetakse umbes 2000 kuni 3000 kraadi juures, grafitiseerimisprotsessi temperatuur, siis UpCatalysti temperatuurid ei tõuse üle 750 kraadi. Meie üks sünteesitsükkel on 6 kuni 8 tundi.
Ja täna siis toimiv grafiidi tootmistsükkel kestab mõned nädalad. Ehk siis, kui juba sellesse konteksti panna, siis me näeme, et meil on oluliselt madalamad temperatuurid, oluliselt lühem sünteesitsükkel, mis siis võrdub madalama energiakuluga ja madalama ühiku hinnaga. Loomulikult me ei ole täna sellel skaalal, et me saame Hiinale konkurentsi pakkuda, aga me liigume selles suunas ja meie arvutused näitavad, et strateegiline projekt, kui see saab toimima, siis see grafiit, mis tuleb välja juba strateegilise projekti tootmistehastest, on võrdväärne Hiina hindadega Euroopas. Ja siin on siis näha ka see strateegilise projekti staatus. Meile täna päris palju lähenetakse ja küsitakse, et kui kaua meil aega läks ja kui palju me konsultante kaasasime ja tegelikult on väga tore olla esimene ja aidata järeltulevaid projekte. Siia projekti läks umbes 4 päeva väga tõsist kirjutamist, meil ei olnud mitte ühtegi konsultanti. Me oleme väga tugevad granditaotlustes ja ma arvan, et meil oli soe oli juba all ja selles mõttes läks hästi. Ja me oleme siis üks 5 grafiidi protsessimise projektist, strateegilisest projektist täna. Ja me oleme küll startup, aga tegelikult me oleme scale-up oma klassikalises tähenduses. Et me alustasime 2019 teadusarenduse reaktoritega Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudis Tallinnas. Tänaseks me oleme ehitanud valmis generatsioon 1, generatsioon 2 ja generatsioon 3 alfa. Kõik nad asuvad Maardus, toodavad grafiiti ja nanotorusid. Hetkel oleme siis alustamas generatsioon 3 ehitust. Generatsioon 4 on siis see projekt, millele me kaasasime 18 miljonit eurot Euroopa Investeerimispangalt. Ja generatsioon 4 on selles mõttes maailmas täiesti ainulaadne projekt ja ainulaadne tehnoloogia, sest see võimaldab järjepidevat grafiidi tootmist ja maha kraapimist. Kui me täna võtame elektroodid, võtame sulasoolast välja ja kraavime grafiidi maha, tegelikult väga suure energia ja soojuskaoga, siis generatsioon 4 me ehitame me ise kutsusime seda kebaabiks, et elektroodid on tegelikult viltu pandud ja elektroodid sees keerlevad ja grafiiti siis järjepidevalt kraabitakse sellisest väikestest küljeakendest maha. Et absoluutselt unikaalne tehnoloogia täna maailmas grafiidi tootmiseks. Ja täna me siis oleme kaasamas Euroopa Investeerimispangale kõrvale siis 10 miljonit, et see generatsioon 4 valmis ehitada. Ja nüüd see viimane ruudukene seal on siis juba siis see suur tootmisüksus. Ja see on nüüd see, mille peale me kirjutasime siis strateegilise projekti. Ja siin on näha siis ka see grafiidi tootmisvõimekus vahemikus 13–60 000 tonni. Ja see põhjus ongi selles, et me kasutame modulaarseid tootmisüksuseid. Et me ei ole kuidagi kivisse raiutud oma mahtudega, vaid nii palju, kui on CO2 ja nii palju, kui on turu nõudlust, me saame siis enda tehnoloogiat vastavalt sellele kohaldada. Ja siis mul jäi kõlama tegelikult 2 mõtet, et tänase päeva esimene kõneleja mainis, et riik ei pea tegema ettevõttele äriarendust. Et ma olen sellega 100% nõus. Samas Kennet ütles väga õigesti seda, et kui me tahame, et Eesti riik hoiaks neid strateegilisi projekte Eestis, kui me tahame hoida seda know-how'd, neid tulevikutehnoloogiaid Eestis, siis riik ja ettevõtted peavad töötama koos. Ja täna sellele strateegilisele projektile ja selle tehasele teed rajades, et me räägime suurest tootmistehasest, et see ei ole asi, mida me täna planeerime ja homme on valmis, vaid see võtab aastaid ja aastaid aega.
Ja mõned mõtted võib-olla siis lõpetuseks ka, et mõned siin ruumis viibijatest on seda slaidi näinud ja ma käin ja tutvustan seda pidevalt, aga ma arvan, et on ülioluline teadvustada endale riigina, mida me suudame ja mida me ei suuda ja kus me siis saame olla paremad. Et meie tehnoloogia vaates siis, kui me räägime CO2-st, täna siis on olemas biogaasijaamadel väikses mahus CO2, me räägime vahemikust 4–6 tuhat tonni aastas, väga kõrge puhtusastmega CO2, mis on ideaalne sisend meie tootmisprotsessi. Biogaasijaamadel ei ole täna stiimulit, et CO2 püüda ja utiliseerida, sellepärast et nad ei ole mitte ühegi keskkonnasaaste tasu all ega süsiniktasu all. Lähme järgmiste suuremate tehaste emiteerijate juurde, et Maardus meie tootmine asub Iru elektrijaama kõrval. Irus tuleb aastas 130 000 tonni CO2. Põhimõtteliselt oleks ideaalne sisend, et luuagi Eestisse strateegiline projekt, võtta Irust CO2, hakata Maardus tootma. Selleks, et meil oleks või ütleme, et oleks jällegi stiimul ettevõttel püüda oma CO2 sellises mahus, me räägime kümnetest miljonitest eurodest ja isegi kui see raha oleks olemas, siis täna jällegi me tuleme selle stiimuli juurde tagasi. Et Eestis on 2 CO2 utiliseerimisega tegelevat ettevõtet ja suured ettevõtted ei julge võtta täna seda riski, et hakata CO2 püüdma ja seda utiliseerima, et kui üks või teine nendest ära kukub, et mis sest nüüd selle CO2-ga teevad, see on see tagasiside, mida meie oleme saanud. Ühesõnaga riiklik strateegia ka riigi poolt mulle teadaolevalt puudub CO2 püüdmiseks ja utiliseerimiseks, et väga tore oleks lugeda ka või näha ka arenguid selles valdkonnas, et mis siis riik mõtleb ja plaanib. Ja tegelikult ka, kui me tuleksime tagasi nüüd selle Iru jaama näitele, et Iru on siis osaliselt ikkagi ka Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi all, aga Euroopa Liidu HKS ei toeta siis utiliseerimistehnoloogiaid, välja arvatud siis süsiniku mineraliseerimist. Ehk siis jällegi me jookseme tegelikult sellise poliitiliste otsuste ja tõkete vastu. Aga täna siis seda HKS-i vaadatakse üle, juulikuus peaksid tulema esimesed täiendusettepanekud. Me väga aktiivselt lobistame selles valdkonnas, et utiliseerimine läheks sinna alla ja ma arvan, et see võiks olla ka Eesti riigi huvi. Räägime siis elektritarbimisest, samuti väga aktuaalne teema. Kuna tegemist on elektrolüüsi meetodiga, siis meil läheb, me räägime umbes 600 gigavatt-tunnist elektritarbimisest. See on 11% Eesti kogu elektritarbimisest. Aastal 2024 ma sain Kliimaministeeriumist info, et aastal 2030 selline elektrimaht on tehtav, aga nüüd me kohe põrkume siis hinna vastu. Eestis maksab elekter 2 korda rohkem kui Soomes. Ja kui me mõtlesime, et teeme siis üle lahe selle PPA, siis ütlesid meil investorid, et Estlinki kaablid on väga ebausaldusväärsed, üks kukub ära ja mis me siis teeme. Ja võrguühendus siis ka, et me vajame 80 megavatti võrgu läbilaskevõimet ja täna siis Eestis ainuke piirkond, kus see on võimalik, jälle Kliimaministeeriumi andmetel, on siis Virumaa. Et ma saan aru, et meie uus strateegiline piirkond, kus me siis hakkame kõik jõuliselt arendust tegema. Aga nii on, et Virumaa on see koht, kus see on ainsana Eestis võimalik ja tehtav. Ja lõpuks siis räägime rahast ka, et Eestis on väga hästi väikesemahuliste toetustega, teadus-arendustoetused, EISi toetused, RUPI toetused, me oleme järjest käinud ja need kõik ära korjanud, väga äärmiselt vajalik selleks, et ettevõtet arendada, elus hoida. Nendega on väga hästi.
siis tuleb tükk tühja maad ja järgmine samm on siis suuremahuliste investeeringute toetus, mille saamiseks sa pead olema ikkagi väga edukas suur ettevõte ja vahepeal tegelikult nii-öelda neid on teada-tuntud surmaorg, kuhu ettevõtted jäävad lõksu, hääbuvad ja tegelikult seda vahepealset, see on ka Euroopa, see nüüd ei ole ainult Eesti probleem, see on tegelikult ka Euroopa probleem laiemalt. Me mainisime ka, Margus, sa rääkisid Resource EU'st. Resource EU on midagi, mida me täna ülitäpselt töötame läbi. 3 miljardi sees on 1,5 miljardit battery boosterile, 300 miljonit kriitilistele toormaterjalidele. Et jällegi oleks väga hea minna sinna järgi koos riigiga, et täiendada üksteise teadmisi ja tuua see raha ära Eesti projektile. Ja lõpuks siis saab, mida ma käin ka korrutamas, et puhta tööstuse leppe poolt täna on antud, puhta tööstuse leppe riigi raamistiku meede on välja kuulutatud Euroopa Komisjoni poolt, on väga selge suund antud selle jaoks, et liikmesriigid peaksid hakkama eraldama vahendeid puhastele tulevikutehnoloogiatele ja õudselt tore oleks siin siis kuulda ka, et mida Eesti riik on plaaninud ka selleks, et nii seda strateegilist projekti kui ka järgmisi strateegilisi projekte Eestis hoida. Aitäh! Nii, küsimusi? Ahah! Seda sa kartsid muidu siirli, eks? Jaanus Purga Ida-Virust ja energeetikaga ka pikalt tegelenud. Et ma küsin korra, et see 600 gigavatt-tundi, mis tootlikkusega tehasele see vastab? Et siin sul seda ei ole. Grafiidi tootlikkusega, mis tootlikkusega tehasele see on? Ma jään võlgu selle vastuse. Seda ma ei oska... Sest sul oli enne seal näites, et 13 kuni 60, see on väga suur vahemik, et see on mingisugusele konkreetsele. Vabadust. See on 30 kilotonni aastas. 30 000 tonni on see 600. Nii et sealt saab siis selle ühiku energiakulu ka selle grafiidi tonni kohta kätte. Aga 30 aastal see kogu see energiat on kindlasti olemas. 30. ta on umbes 6% Eesti elektritarbimisest, võib olla natuke rohkem, ütleme 7. Aga 30. aastal ja 35 odavat elektrit ikka ei ole. Et kohe kindlasti mitte, et odavamad kui Soomes. Aga üliäge projekt, nii et tulge ja tehke Sillamäel. Ma lihtsalt kommenteerin juurde, et see peab olema siis selleks, et me saaksime tehnoloogia ikkagi süsinik negatiivseks, see energia peab ikkagi olema taastuvatest allikatest, et see on lihtsalt, on tulnud ka selle kohta, mõnikord on vaja öelda, et on ka selle kohta küsimusi tulnud. Ja Eestis on, nagu ma ütlesin, Virumaa on ainuke, mul ei külge nüüd see Virumaa kasutamine. Virumaa on väga hea, Virumaa on väga hea. Veel mõni küsimus? No mis seal salata, ega meil aega ka ei ole küsimuste jaoks, eks ole. Lihtsalt ma ütlen, et tund aega on üle aja läinud. Suur aitäh sulle teile! Ja, aitäh!